Oleme kaameras. No nii. Tere! Oota, me veel ei alusta. Ei alusta või? Ei alusta veel. Oota, ma võtkasin oma pabereid. Ma sain aru, et võib alustada. Ei, kohe alustame. Aga täna me räägime siis, et mida arvestada koera võtmisel. Alustame uuesti, mina ei oska niimoodi. Nii. Okei, vahet ei ole. No räägi. No ma ootan pingsalt. Millal tehakse siis podcasti algus? No teeme ilusti podcasti alguse. Tere, Marko! Tere! Tere tulemast meie teise podcasti ja täna räägib Marko meile sellest, mida siis arvestada koera võtmisel. Ja seekord siis valmistasin ilusti küsimused ka ette, et loodan, et sa oled valmis. Ei ole, kus ma valmis olen. No aga eks ma elan nad üle, ma loodan. No midagi hullu ei ole, et täiesti tüüpilised küsimused, mida olen märganud, et küsitakse. Et esimene küsimus siis, et kui inimene mõtleb üldse koera võtmisele, millest ta üldse peaks siis alustama? Et mida siis endalt küsida, mida läbi mõelda? No aga nüüd ma räägin siis podcasti täis kohe selle ühe küsimusega või võtan lühemalt? Ei, võta lühemalt. Mis küsimus oli, et mis siis koera võtad, et mis siis nagu saab või? Enne veel või? Enne muidugi, et oletame, et ongi selline pere, isa, ema, laps, soovivad esimest korda koera võtta. No, ega esimene asi on see tegelikult, et mina ütlen kõigile, et mõelge, kas teil tegelikult on aega ja tahtmist. See on küll minu esimene lause teile kõigile, et kes plaanivad koera võtta, et tihtipeale hinnatakse seda vajalikku aega, kuidas ma ütlen, ei hinnata õigesti, ütleme siis nii. Ühesõnaga, see uus pereliige võtab oluliselt rohkem aega. Õigemini, ta peaks võtma oluliselt rohkem aega, aga talle ei pühendata piisavalt aega ja siis võib seal kasvatuses midagi viltu minna. Esimene samm, et ta nii-öelda lükatakse kõrvale, et kasvab ise. Jah, ta kasvabki ise, aga siis ta õpib ka ise võib-olla mingisuguseid asju ära, mida te ei tahtnud, et ta õpiks. Et see oleks nagu esimene asi, aga selle peale tihti peale ei mõelda. Kas on need väljas käigud, et kõik need aega, need on igapäevase, neid ei saa jätta ära, see on kohustus, reisle minemine võib-olla, lähed kuhugi, tahad minna, selgub, et ei saagi minna, sest sul on koer, pole teda võib-olla kuhugi ka jätta, kellelegi anda, sõltub, mis ta iseloom on, kas saab seda teha. No need on kõik miljon küsimust, mis on esimesed asjad üldse, kui hakata koera peale nagu mõtlema. Nii loomulikult, et ega mina ka ju, mul on esimene koer, et ma ei osanud arvestada, aga ikka vihmatormi tule ja isegi kui oled haige, ikka lähed õue. No, midagi pole teha ja sellega tuleb arvestada. Aga minu jaoks ei ole probleem, et mina olen mina. Aga mul on jäänud mulje, et osadel inimestel tuleb üllatusena, et peabki käima väljas, kui vihma sajab või -25 on väljas, et ükskõik kui lühike saja, aga ikkagi tuleb väljas käia isegi selle suure külmaga, et võib-olla koera võib külm olla, kui karva pole tal, et on õhukse karvaga koer on ja tuleb sellega arvestada ja panna ka mantel selga, eks ole. Ei no loomulikult, ega kohe ei tule ju tegelikult selle peale ka, et kutsikas on nunnu ja ikka käid väljas ja aga siis, kui tulevad need kehvemad ilmad, aga teine küsimus on selline, et kui oluline on üldse valida tõug, mis sobib siis inimese enda elustiiliga, sest et tihtilugu ju vaadatakse, et fotode järgi või kellelgi on mingisugune hästi kihvt tõug, kas või border collie või mops või? No tegelikult on niimoodi, et tõul tänapäeval ei ole nii kriitilist tähtsust. Tal on tähtsus, aga mitte kriitiline tähtsus ja selle kohta on tehtud üks uuring, millest ma oma kursusel tavaliselt räägin. Seal olen sinna kaua lisanud, mis räägib sellest siis, et tänapäeval koeratõud on selles mõttes sarnased, et neil on küll oma eripärad, aga neil on ka ühisosa on rohkem kui eripära, ütleme siis niipidi. Ja pigem ma ütleks seda, et tuleb vaadata seda koera suurust ja seda jõudu. Loomulikult iseloomusel tõugu, aga ütleme nii, et sellele
tõule omistatakse võib-olla liiga suurt osakaalu. Reaalsuses pigem ma vaataks seda tema nii-öelda seda üldist suurust. Et kui te olete väike naisterahvas, siis seda 50 või 60 kilost koera võib-olla ei ole kõige parem mõte võtta. Või te peate väga teadlikult kutsikas peale temaga tegelema, et ta alluks sõnale, sest füüsiliselt ta teile ei allu. Sellepärast ta käib teist üle igal juhul, ja siis kui sellega ei tegeleta, siis on probleem tegelikult. Et ma ütleks, pigem lihtsalt see suurus on mõnikord probleem. Mitte niivõrd see tõuk, sest koerad on väga-väga kohanemisvõimelised, nad kohanevad teie elustiiliga. Et see on vähem kriitiline kui see, et ta lihtsalt on füüsiliselt lihtsalt. Loomulikult. Aga on sul muidu mingisuguseid selliseid nõuandeid ka, et kui peres on juba selliseid teisi loomi või lapsi, tuletame, et kassid on olnud, kodus on kassid, et soovitakse siis koer võtta ja on selline näiteks, toon näite 4-5-aastane laps. Ei muidugi nad saab sinna integreerida, aga mis tavaliselt alguses kipub juhtuma on see, et alguses tahavad kõik tema selle kutsikaga tegeleda ja siis hiljem eriti mitte keegi, kui see uudsus on mööda läinud nii-öelda. Ja kui laps on 4-5-aastane, siis tihtipeale mõeldakse, et võib-olla ka seda, et ma võtan nii-öelda lapsele koera, et harjuks loomadega või mis iganes selline mõte veel, et siis jah, ühtepidi harjub, aga see on ikkagi täiskasvanud inimeste töö ja kohustus paratamatult. Et seal põsi kohe, et kas see laps on 4-5 või 8 või 10 või 15 võib-olla on vastutustundlikum, aga mitte alati, et see peab alati arvestama, et võtate koera endale, et see lapsele koera mõtmine ei ole ma olen näinud väga toredaid ja tublisid lapsi, kes on minu kursusel käinud, aga see on ikkagi väiksem hulk. Pigem ikkagi vanema vastutus. Loomulikult, seda alati. Ei, mina olen ka kokku puutunud, et meil on väga tublisi 15-16-aastaseid, et miks mitte. Aga lõppvastutus on ikkagi lapsevanemal. Aga mis sa küsisid tegelikult? Ma vist ei vastanud küsimusele. Vastasid ilusti, et mida võiks arvestada, kui kodus on juba teisi loomi ja lapsi. Loomi ja loomadega on see, et kohanemine muidugi see, et kõige parem on, kui ütleme, et on need eelmistel loomadel võib-olla kongikassid, et neil on varem ka oli koer, siis on lihtsam. Aga kui kassid pole koera kunagi näinud ja nad on seal ka võib-olla 4-5 ja siis tuleb see kutsikas, siis võimalikult kiiresti tutvustada ja kutsikas õpib ära kassidega elu. Kassidel pigem on sellisel juhul raskem. Aga kui võtate näiteks täiskasvanud koera või varjupaiaks võtate koera, siis on see palju keerulisem koera jaoks. Just seetõttu, et ta on juba suur nii-öelda ja tal ei ole seda kassiga olemise kogemust. Kui see saab väiksest peale tutvustada, siis ei ole hullu midagi. Loomulikult. Aga töö on ta igal juhul selles mõttes, et tihti peale suur töö ja ütleme nii, et näiteks võib-olla korterisse ma ikkagi 2 korda mõtleks, ma võtan mõlemad loomad eramaja seal, kus võib-olla ruumi rohkem või erinevad korrused, et saab vajadusel kass tihti peale elab siis üleval korrusel mõnda aega, et lihtsalt kõigil lihtsam. Mõttekohad, alati mõttekohad. Seda küll, aga ma mõtlen seda, et mis on sellised esimesed sammud, et kui kutsikas tuleb koju, millega peaks üldse inimene arvestama, kellel ei ole üldse varasemalt kokkupuudet olnud? Mida peaks koju ostma? Nii nagu kui laps tuleb, et siis teed nii-öelda kodu lapse kindlaks, siis tegelikult eks tuleb ka kutsika kindlaks. Mõlemast teha, et eks tuleb ikka need kodinad ära korjata, mis siis kuskil võib-olla vedelevad, millele ta saab nii-öelda hambad taha lüüa, need tuleb ikkagi ära võtta, et ega pääsu ei ole. Need tuleb ära võtta, mis võib-olla kuskil muidu riiuli peal on olnud mingisugune, ma ei tea, kas või nipsasjakene. Siis need tuleb ära võtta, aga millega muidugi arvestama, millega tänapäeval ei taheta arvestada, on see, et võibki midagi katki minna. Sul võibki minna see
mööbliese katki või tõesti see juhtub, et see lauajalg on tõesti maitsev, kui näiteks puidust on, et kõlbab närida ka, on ju, et kutsikaga võib seda juhtuda ja sellega peab arvestama, et kui te ei ole valmis selleks, et teie mingisugune mööbliese saab kahjustada, siis ärge võtke endale koera. Kui see mööbel on teie jaoks tähtsam või teil ei ole eelarvet, et neid asendada, siis milleks teile koer? Ma täitsa otse ütlen, et et ega teda pole mõtet karistama minna, kui ta heast meelest näiteks teil, ma ei tea, hammas jäi voodikatte taha kinni. Kutsikatel ikka hambad sügelevad. Ja mingil hetkel sügelevad jah, ja võib juhtuda asju ja niikuinii juhtubki, et mõnel rohkem, mõnel vähem, et võib-olla ka probleemkäitumisega asi üle minna, siis hävitatakse kogu mööbel, aga siis on juba teine asi, aga kutsikaga ikkagi ühte koma teist juhtub ja selleks peab valmis olema, seda aktsepteerima ja selle mõttega ette leppima enne seda, kui koera võtab. Ma küll soovitaks seda kõigile, et nii vaatate kojus, nii, see on teie mööbel. Okei. Mul on näed siin diivan, maksab võib-olla mitu tuhat eurot, ma pean selle ostma aasta pärast uue. Võib-olla naer läbi pisarate, aga mõnikord võib see olla reaalsus lihtsalt. Võib küll olla reaalsus. Ei ole, et nüüd nii-öelda kindel, et nüüd hakkab närima. Minul on vedanud, et mul koer ei närinud asju, aga paar pluusi läksid, sest et kutsikatele vaata need küüned hästi teravad ja hambad ka. Ja kui panid mingisuguse pusa, siis see küüs jäi sinna taha. Aga riided, need saab alati uusi soetada, et nendega ei ole midagi, aga lihtsalt et arvestada, et kõike võib juhtuda ja lihtsalt jälgida. Selles mõttes, et kui teil on selline olukord, kus ta tõesti närib kõiki ja kõiki, siis teil on probleemkäitumisega koer juba ja siis on midagi valesti läinud, aga lihtsalt see mingisugune väike mõningane närimine seal kutsikaperioodil on normaalne, aga mitte pidev ja kõike, et see ei ole normaalne. Ma siinkohal selle täpsustaks nagu üle. Jaa. Küsi siis küsimus jälle järgmine. Ma muidu satun juba lähen stressi, et nii palju küsimusi on, sa loed mulle küsimused ette, ma muudku vastan nagu. Ma mõtlen, mida küsida, mida mitte. Aga kuidas aidata koeral harjuda uue keskkonna ja inimestega? Uue keskkonnaga harjumine on selles mõttes ühtepidi lihtne, teistpidi keeruline. Kõige parem, kui anda talle lihtsalt rahulik aeg kohanemiseks. Nädal-paar oleks väga hea, kui ta saab olla rahus, et ei ole neid külalisi, kõike seda siginat-saginat, mis tavaliselt tehakse, kui tuleb uus pereliige, kõik tulevad teda vaatama, et seda probleemkohta tegelikult vähendada seda või õigemini lausa eemaldada see probleem koera kohe uuest elust nii-öelda, et ta ei satu täiesti paanikasse, sest tal on tegemist sellega, et ta pole kunagi käinud tõenäoliselt kuskil uues kohas või väga tõenäoliselt kuskil kaugemal oma sellest nii-öelda, kus kasvataja teda kasvatas seal, et võib-olla seal hoovis või asjas on ringi jooksunud või midagi sellist, aga võib-olla veel natukene kuskil käinud, kus kasvataja on ta võib-olla turvaliselt viinud, aga täiesti uus keskkond, ühtegi tuttavat inimest lõhna ei ole, siis kohanemisaeg ja selle andmine on hästi oluline. Ma kuulsin seda, et sina täiesti ise taipasid seda anda korrale. Täiesti juhuslikult. Ei olnud mitte kuskilt kuulnud sisetunde järgi, et täiesti teadlikult 2 nädalat mul ei tulnudki mitte kedagi külla. Et mis ma nüüd tahtsin öelda, issand jumal. Ma hakkasin nüüd mõtlema tagasi, et kui ma üldse koera võtsin, et mul läks täitsa mõte ära praegu. Sellega nii kui sa välja mõtled, mul tuli üks asi meelde veel seoses. Sellega oli see, et tegelikult mis iga tihti tehakse, on see, et te nagu üritate oma elu siis muuta, tegelikult teie elu läheb samamoodi edasi, kutsikas tuleks sinna ellu nii-öelda sisse integreerida. Ei, just, et kui mina võtsin nagu koera, et teadlikult siis 2 nädalat ei lasknud mitte ühtegi inimest, mitte ühtegi külalist külla,
et ma lasin tal tutvuda, sest et mul endal selline, kuidas ma ütlen, talupoja loogika ütles, et kui ma ise satuksin täiesti võõrasse keskkonda ja mul ei olekski kogemusi, et ma ise ka ju ei tahaks, et kõik nüüd tuleksid paitama mind ja et kuidagi sellise loogikaga selle peale tasub mõelda, see on väga oluline punkt tegelikult, et me viime koera niipea, kui ta meile saabub, täiesti pöörasesse olekusse, ta ei suuda kohaneda, käivad mingid täiesti võõrad inimesed, võib-olla ka veel palju lapsi, eks ole, võib-olla igast asju, võib-olla enda lapsed, külla tulevad lapsed, kutsikat vaatama, kõik see, et sellist asja peaks oluliselt vähendama tegelikult. Et see on esimene samm, kui kutsikas saabub. Ja muidugi need tavaline eluolu, kui potigaas kukub maha, siis see ei ole maailma lõpp. Kui meie hakkame käituma nii, et see on maailma lõpp, oi, ega sa ei ehmatanud, siis on koeral varsti probleem käes. Et need tavalised eluhääled, midagi koliseb, midagi kukub, midagi muud tehakse, see peab olema tavaline, et harjub nendega ära, et ei ole midagi erilist. Erijuhud on muidugi need igasugused tänapäeval robot-tolmuimejad, mis on vaiksemad, aga liiguvad ise, aga tavapärasemad, mis rohkem müra teevad tolmuimejad, et neid ei ole mõtet ka kutsikale kohe nina ette panna ja ta seal ehmatab, vaid ikkagi neid tuleb ka mõistlikult tutvustada. Kõik sellised teemad. Kahtlustan, et sul on selle sotsialiseerimise kohta igasuguseid küsimusi seal ilmselt. Oi, natukene on üht-teist. Ma just jäin meenutama, et kui mul endal koer oli kutsikas, tema tolmuimejat ei kartnud. Ma olen kuulnud, palju koerad kardavad tolmuimejat, aga ma olen kuulnud, et palju koerad tegelikult kardavad seda mürisevat. Osad tolmuimejad ei ole sellised mürisevad, aga kui on, et siis kardetakse. Aga minul oli, mul on tavaline see põrandapesu lapp, eks ju. Ma arvasin, et see mänguasi. Et nii, kui selle välja võtsin, siis tema kohe jooksis, hakkas mängima, aga pidi teisi tuppa panema nagu kinni, et ma ei saa ju lasta, et see on ju kemikaalid ja kõik, et aga see oli pigem selline, et ma ei saa öelda, et mingi halb kogemus, vaid siuke naljakas ja tore kogemus. Aga kiiresti sai lahendatud, aga seda ma üldse ei mäleta, et kuidas ta harjus nüüd selle lapiga. Et just kui nagu ise kasvas suureks, mingi hetk ma vaatasin, lasin teda teisest toast välja, et kuidas ta reageerib. Ja mingi hetk ei reageerid sellele. Et ma seda ei mäleta. Et muidugi see oli... Järelikult läks nii hästi, et ei olnud põhjust mäletada. Ma arvan küll, et kuidagi loomulikult tuli. Ega need ongi ju, selle mõttes on need kõik head kogemused, kui neid pole meeles, et kuidas sellega läks või tolle läks, järelikult läks väga hästi. Aga kui midagi läheb halvasti, siis see läheb meelde, tuleb sellega tegeleda ja nii edasi, et siis on hulga keerulisem. Et kui ei mäleta, järelikult oli kõik okei. Loomulikult. Aga küsin nüüd kõige oma lemmikuma küsimuse, et kui sageli peaks kutsikat õue viima? Jumal küll. Nii palju kui jõuad. Pärast iga sööki, ma arvan, kõik teavad seda, pärast iga mängimist, iga mingisugust tegevust tuleb teda õue viia, et ega kui see vähegi võimalik on, tuleb seda teha, sellepärast, et muidu ta pisib tuppa. Ja mida rohkem saab teda sellist hetkel õue viia, siis ta õpib ka õues käima, õue häda tegema. Et mida rohkem tal tegib neid kogemusi, kus ta saab tuppa pissida, seda rohkem ta sinna pissib ja mida rohkem tal on kogemusi õue pissimisega, seda rohkem ta õpib õue pissima, et see on väga lihtne ja loogiline, et probleem on tihtipeale selles, et kui palju me jõuame ja tahame ja viitsime ja saame teda sinna õue viia, et alguses väga palju ja siis läheb see viitsimine tihtipeale juba üle ja ma ei viitsi, kuule tee sinna lapi peale, tee sinna ajalehe peale, et ma ei ole kindel, et see on see õige lähenemine ja asjale, et peaks ikkagi proovima ta väljas õpetama käima. See oleks nagu selline läheb mõistlikum lahendus. Kusjuures mina tegelikult ma ei suutnudki õpetada lapi peale. Et isegi kui mulle soovitati, et lapp peab kodus olema, et ma mõtlesin, et muidu ma viisin teda iga 2 tunni tagant välja, et kuna meil on eramajas, et siis mul on hea lihtne. Aga ma ei tea, kui ta proovis või näitasin, et see junn läks kõrvale ja samas ma ise mõtlesin, et miks ma teda lapi peale õpetan, kui ma peaks tõue õpetama. Et ikka seda tuppa pissimist oli, kõik need vaibad, kõik tuli toast peitu panna, sest et sinna kippus ka pissima.
aga mis oli üks selline hea nipp, mida koertetreener mulle õpetas, et võtta siis selline, noh, kui ta on tuppa teinud pissu, et selline lapikene või midagi ja võtta õue kaasa, et ta tunneb seda lõhna ja siis hakkab tegema õuega pissimist. Ma ei tea, kui palju see mõjus, aga mina kasutasin seda meetodit ka. Et minul võttis aega kuskil 2 kuud umbes, et kuna mul on pisikene, vaata 4,5-kilone koer, küsis öösel ka õue, et kuskil 1-3 korda tuli krappima. Võib-olla, jaa, see tuletas mulle asja meelde see, kui sa ütlesid, kui vana või kaua aega läks, et tihtipeale inimesed arvavad, et ta ei pissi tuppa ala mingi X kuust alates ei pissi. Et tegelikult tal see organism on ju kutsikaeas välja arenemata ja seda tuppa pissimist võib ka juhtuda seal 9-kuuse koeraga või ka aastase koeraga täitsa kogemata, aga kui me räägime seal 4-5-6-kuune koer, siis et aeg-ajalt tuppa võib teha sellega arvestama, isegi kui ta on õpetatud väljas käima ja enamus aega ta välja teeb hädasid, siis täiesti normaalne, et seda juhtub ka ikkagi. Et sellega peab arvestama. Ei, loomulikult. Et midagi ei ole teha. Aga oleneb see ka, et kui on väike koer, siis on väiksem põis, eks ju, ja kui on suurem koer, siis on suurem põis. No, eks põis on koera suurusega ja selle kogusega, mis ta sööb või joob kooskõlas. Seda küll, jah. Et noh, loomulikult on füüsilised suuruse vahed, aga... Ma mõtlen just tiheduse mõttes. Ei oska öelda. Seda ma tõesti ei oska öelda, jah, et kui kellegi on täpsemaid andmeid, siis võivad öelda. Kas see, minu meelest on see ikkagi selle mõttes kõik on sarnane, et proportsioonis vastavalt tarbitud vedelikuga on ka muud tegevused proportsioonis ja nii, et väike koer ei joo suure koera kogust sisse endale, et see on nagu ka selge. Või et suurem koer tahab rohkem juua kui väike, et see on ka selge, kuna ta vajab rohkem seda vedelikku. Loomulikult. Aga kui nüüd see kutsikas nüüd juhtubki toas häda tegema, et kuidas kõige õigem oleks reageerida? Kuidas reageerida? No tegelikult tuleks ta ikkagi välja viia. Isegi kui ta häda tuppa tegi ja ta ei saanud jaole, tuleks ta ikkagi välja viia. Ja tihtipeale pisib ta seal ikkagi veel. Ja siis tuleb teda kiita. Mida sa ilmselt ka tahad küsida kohe otsa? Et kas kiita ka tuleb või ei tule kiita? Mina kiitsin, ma ei tulnud selle peale, aga kindlasti tuleb kiita. Ja, tuleb kiita, jah, et tasub kiita ja mis ma tegelikult ütleks selle, et mis hetkel kiita võib-olla, et kui ta teeb oma häda parasjagu, siis ärge hakake teda poole häda peal kiitma selles mõttes, et võib-olla oht, et häda jääb katki, sest oi, ma olen juba tubli ja just nimelt, aga et see liiga vara ei kiida, et ta saab oma häda ära teha ja siis võib seda kiita, et pooleli ei jääks nii-öelda. Et selle häda lõppemise hetkel just, kui näed, et tehtud, vaat siis on see õige kiitmise hetk, et muidu jääb pooleli. Loomulikult. Ja nii, ma vaatan, mis ma siia huvitavalt veel kirja panin, et hästi palju küsitakse seda, et kuidas on hea alustada üldse üksi olekuga, et koer ei muutuks ärevaks, kui inimene kodust lahkub. Sest et ühel hetkel ju tegelikult koeraomanikud seisavad silmitsi sellega, ka mina täpselt samamoodi, et kui ma läksin õue, siis ta hakkas nutma. Ja seal sellega tehakse ka tegelikult hästi palju neid vigu. Et kõige lihtsam ja parem soovitus, mis ma saan anda, on see, et kodust ära minemine või üldse uksest välja minemine peab olema täiesti loomulik tegevus. See on elu iga päeva osa. Niipea, kui sellest tehakse mingisugune sündmus või üritus, ma lähen nüüd ära, sa jääd nüüd üksi, ma ei lähe kauaks, ma lähen ainult poodi 15 minutit. Niipea me oleme loonud juba probleemi. Et esimene asi on see, et mida normaalsem on see, et inimesed käivadki ära ja tulevad tagasi, seda parem see on. Et me ei tee sündmust ei lahkumisest ega ka saabumisest. See on kõige parem ja kõige lihtsam soovitus, mida ma saan anda. Et sellest tuleks alustada tegelikult. Seda küll.
aga siin on ka mul koeraomanikuna hea toores nipp, kuidas mina harjutasin. Mul koer hakkas nutma, kui ma läksin uksest välja. Nii, kuulame. Kui ma läksin uksest välja, ma panin ukse kinni, ma ei läinud ära, aga algust lasingi 5 minutit tal olla ja nutta. No endal oli paha tunne, mul süda tilkus verd, aga midagi ei ole teha. Ja ma pikendasin seda aega ja kui oli juba 15 minutit täis või isegi 30 minutit, ma ütlen, sest juba nii pikka aega möödas, siis ma nagu päriselt läksin poodi või niimoodi, et ta oli üksinda. Sest et varasemalt oli alati keegi kodus, on ju. Et ta täiesti üksinda ei olnud mitte kunagi olnud. Et selles suhtes seda küsitakse ka päris palju. Eriti, kes elavad vaata korteris, et naabrid nagu ka vihjavad, et koer nutab, on ju sul kogu aeg, et mis toimub, on ju, et kui ta juba ideaalselt nutab, siis tal on väga tõenäoliselt juba üksindusärevus ja teil on probleem käes ja selle probleemi lahendamine võtab väga kaua aega, et see on nagu fakt, et aga see, et sa nii-öelda jupikaupa üksi jätad, loomulikult see ongi õige lähenemine ja tänapäeval on olemas ka need põhimõtteliselt saate osta endale, ma ei tea, koju kaamera, maksab mingi odavamad on paarkümmend eurot ja kallimad on seal paarsada eurot, mis põhimõtteliselt vaatavad su koera ja saad nendega rääkida, et lihtsalt pilku peal hoida, eriti alguses, et kuidas tal läheb. Ja just tõesti, et ei jäta teda mitmeks tunniks alguses üksi, sest ta ei tule sellega toime, et ta saab aru, et vahepeal minnakse ära, aga minnaksegi lühikeseks ajaks ja nagu sa ütlesid, et aega pikendada, et nii ta käib, aga peab olema esialgu ülevaade ja ma läheks ka teisele poolele, et tänapäeval on ju väga palju ka kodukontoris inimeseks teevad tööd kodunt ja võib-olla ei lähegi enamus aega ära, siis ka see on tegelikult probleem, et koer ei oska üksi olla. Et siis, kui on see nii-öelda enamus aega kodus olemine, siis tuleks just vastupidi hakata ära minema, et koer saaks harjuda sellega, et kui näiteks koer on, ma ei tea, 1,5 aastane ja siis minnakse esimest korda ja jätakse ta üksi, siis see on väga suur probleem, et koer ei tule sellega toime. Sellega peaks ikkagi samamoodi tegelema kutsika eas, ka selle ära minemisega, isegi kui pole vajadust. Et mõlemad pidi on see oluline. Seda küll, aga nüüd vaatame siin veel ühe toreda küsimuse, et aga millal oleks üldse õige aeg alustada treeninguga? Et koer saakski sellise positiivse hea kogemuse, et kuidas vaikselt alustada, kas ise või siis valida koertekool või kuidas see peaks üldse toimuma? Eks inimesed on ka erinevad ju, et kes tahab kohe kooli minna, kes tahab ise õpetada. No alguses peaks juba tegelikult kasvataja tegelema sellega natukenegi, et ta oleks natukenegi sotsiaalne või kuidas seda iganes öelda, et tal ei oleks nagu see elu päris võõrast nii-öelda. Aga edasi, nagu ma vist enne ütlesin, et just nimelt see nagu normaalne elutegevus nii-öelda, et sinna siis lisada see enda kodune elutegevus, et see käib asja juurde ja siis mis sa küsisid? Mul kiilub praegu kinni. Just, et oleks koerale selline positiivne kogemus. See õpetamine ja siis õpetamine on kogu aeg, et ega seal ei ole mingisugust pausi, et tihtipeale võetakse õpetamist niimoodi, et nüüd täna ma õpetan koera tund aega või ma ei tea, et lähen kuhugi kursusele, mul on näiteks reede õhtul on mul kursus, ma lähen siis sinna kooli, olen seal tund aega või mis iganes aeg see kestab ja siis on nagu tehtud. Tegelikult see ei ole nii, et see on pidev protsess ja kõik, kes loodavad sellele, et lähen kuhugi koertekooli, et siis seal tehakse koer targaks, siis kõik töö tuleb ise endale ära teha, et koertekool ikkagi saab anda, suunata ja juhendada, aga kõik töö paraku on ikkagi koeraomaniku enda õlul, et seal ei ole nagu sellist pausi tegelikult. Eriti kui koer on väike, tuleb kogu aeg mõelda, et kuidas ma käitun, milliseid signaale ma talle annan enda käitumisega, mida tema sellest õpib või kui näete, et tal lähebki seal midagi valesti, et kipub kuhugi auku minema või ma ei tea, midagi muud korraldama, et siis jällegi suunata ta õigele käitumisele ja selle mõttes kutsikaga on see hea asi, et teda on suhteliselt lihtne suunata, et ta ei ole veel välja kujunenud isiksus ja teda on kergem vormida, kui seda näiteks täiskasvanud koer. Aga sealt on ka väga, kutsikana see vormimine võib minna ka vales suunas ja see juhtub ka kogemata.
tahtsin ühte, aga kukkus välja teisiti, et see kipub ka olema kahjuks reaalsus. Ikkagi nagu lapsega või et kogu aeg järjepidev õpe. Et ei piisa, et käisin korraks ära, õppisin midagi, et ikka järjepidevalt jooksvalt. No, et siis ma olen õiges suunas, ma arvan, aru saanud. No, jah, selles mõttes, et no just, et kõige hullem ongi see, kui ongi selline arvamus, et ma nüüd iga päev teda tundega õpetan, et õpetamine on see, kui ma õpetan koera lamama või istuma või siia tulema või midagi sellist tegema, et ei, see on mingisugune spetsiifiline käsk, aga kogu ülejäänud aja ta õpib ka midagi, aga te peate endalt küsima, mida ta õpib siis sel ajal, kui teie teda ei õpeta, et mis ta siis õpib, et ta õpib ka midagi, ta õpibki seda elu, kuidas see käib ja kui ta saab sellest valesti aru, siis on probleemid. Seda küll, jah. Nii kipub olema. Aga mida nüüd teha, et kui kutsikas närib kõiksugu asju? Et no, minul õnneks seda kogemust ei ole olnud, aga on ikkagi küsitud, et kui tõesti kõike närib, et kas peaks andma mingisuguseid närimisesemeid rohkem või kuidas reageerida? No kindlasti peab koer närida saama, sõltumata tema vanusest tegelikult koertele on mõistlik anda närimist ja see närimine peab olema midagi, mis on tegelikult söödav. Et see on söödav asi, mida antakse koerale närida. Mitte, et ta närib oma, ma ei tea, mänguasja või mingist kummist jublakat või ma ei tea, mis veel muud kolmandat asja, vaid see peab olema asi, mis kõlbabki süüa, mis on ära söödav. Parem, kui ta on mingi naturaalne asi. Siin on ka erinevad variatsioone, et osad asjad on tänapäeval, mis on ka naturaalsed, võivad isegi ohtlikud olla. Ühesõnaga, võtke loogiliselt ja mõistlikult seda asja ja kindlasti uusi asju või uusi sööke või kas või neid maiuse või närvimise asju kindlasti järelevalve all vaadata, kuidas tal sellega läheb, et mitte nii, et annab talle närida ja siis läheb ise minema, et pigem mitte, et eriti kui need on asjad, millega ta, kui ta on väike või lihtsalt mingi uus mingi toit või närvimise asi, et millega ta pole harjunud, et ei tea, kuidas tal sellega läheb nii-öelda. Et sellistel asjadel silma peal hoida, aga närida peab saama. Kuidas see on, et polegi head väljendid selle eesti keele kohta, aga põhimõtteliselt korra päevast tasub midagi anda närida, ütleme nii. Hoiab närvid palju rohkem korras. No loomulikult, eriti kutsiga hambad ju sügelevad. Ja kutsiga veel rohkem kui sügelad hambad, et neil võiks olla seda närvimist veelgi rohkem nii-öelda. Jaa, seda küll. Aga minu küsimused said selleks korraks otsa. Aga ma küsiks ikkagi, et millised oleks sinu sellised 3 kõige olulisemat soovitust, et mida siis peaks ikkagi enne kutsika võtmist kindlasti läbi mõtlema, et kui võtaks nüüd kogu selle podcasti kokku? Enne kutsika võtmist läbi mõtlema? No mis me mõtleme siis läbi? Mõtleme läbi selle, et kas mul on koera jaoks aega. See on nagu esimene mõte, mis peab olema nagu väga arusaadav. Kas päriselt on mul aega käia väljas, on mul aega temaga tegeleda, on mul aega teda õpetada, on mul aega temaga koos elada üldse, sest ta on teil, tänapäeval koerad elavad suhteliselt kaua tihtipeale, et seal 15 ja rohkemgi aastat, et järgmised 15 aastat on ta meie peres kogu aeg. Et ta ei haistu kuhugi ära. Tihti on see, et siin sotsiaalmeedia mõjul inimesed näevad seda, ma ei tea, kutsika iga, et paar kuud on hästi nunnu. Aga mis siis saab? Aga ta ei lähe kuhugi ära, ta on teie koer. Et see peab olema nagu väga, mina soovitan küll väga selgelt läbi mõeldud otsus ja selleks peab olema nagu kogu pere valmis, mitte nii, et üks siis võtab koera või ma ei tea, kas see on hea mõte sellisel juhul. Ei, loomulikult, sest et sa ikkagi võtad endale ju pereliikme. Ja ma ei tea, mis siin veel välja tuua enne seda. Kindlasti see, et see rahalised väljaminekud suurenevad. Võib-olla on vaja mõni uus mööbliese osta, mis on nagu normaalne tegevus, eks ole, kui midagi juhtub sellega. Siis
arstivisiidid võivad olla väga kulukad, et kunagi ei tea, kui midagi võib juhtuda, mingi õnnetus võib juhtuda, võib tervisega olla mingi probleeme aeg-ajalt. Mingisugused visiidid on niikuinii vajalikud, et see on nagu selge, et selle kõigega tuleb reaalselt arvestada ja noh, ma ei tea, minu meelest ei ole hea mõte koerale anda seda kõige odavamat supermarketi toitu lihtsalt, et ma arvan, et see ei ole täisväärtuslik toit lihtsalt. Sellest me räägime teinekord. Räägime teie kord sellest või? Aha, näed, ma sain ka teada. Ärme siis seda ütle praegu, keegi ei kuulnud, panite kõrvad kinni. Selle paneme järgmiseks või ülejärgmiseks teemaks. Selge. Väga hull. Väga hull, paistab, et siit tuleb veel mingit asja mulle kraesse. Ei, jaa, loomulikult. Minul on ju küsimusi ja teemasid nii palju, aga ma loodan, et koeraomanikud või tulevased koeraomanikud said ka natukene teadlikumaks ja siis teavad, kuidas paremini läbi mõelda ja teha siis see otsus enne koera võtta. Nojah, palju me siin jõudsime, aga võib-olla mingisuguseid mõtteid ikka siin andsime nagu. Natuke ikka. Ma loodan. Aga okei siis. No olgu. Järgmise korrani. Järgmise korrani.